Long time no see. Opadi, pärismaalased. Pole ammu näinud. Tehtud on ka vahepeal igasuguseid asju, aga vaat ei ole kaamerasse jäänud kogemata. Aga läheme asja kallale. Metsas. Siin on üks onn ka. Seal on kuusekoort päris meeter korda 3 meetrit äkki on üks ja teine on ligikaudu sama varje jaoks. Oli siin kuusekoor lahti, nööbi kinni ja viisakam. Nüüd on see aeg käes, kus kuusekoor, kasetoht, pajukoor, kõik jääb kinni ja see hooaeg saab läbi, kus koorest asju sai teha. Et nüüd on ainult sellised asjad, mis on vanad kased, vanad kuused, männid, kui koort saab, aga noh, see ei ole enam see koor. Aga kuna meil on kasetõrv otsas, viimane lõpp jäi ühe matkalise kätte ka veel, aga no see oli paar näpuotsatäit veel jäänud, et puugikaitseks. Et võtame siit kasetohtu igalt poolt, kus kannatab ja hakkame tõrva ajama. Siuke plaan siis kasetõrva salvi teha ja puugikaitseks ja sääsepeletiks ja terariistadele rooste vastu ja puidule ka kui vaja. Nii et kogume natuke ja siis läheb tõrva ajamiseks. Ja ma arvan, et see ma ei ole nii õhukesest kunagi ajanud, ma arvan, et siit ei tule ka eriti palju. Et see paberõhuke kasetoht ei ole kõige parem, ma arvan, aga no testime seda ka, saame teada, muidu ainult arvame. Et võtan seda ja siis lähen otsin nagu vanema kase seda paksemat tohtu. Loogiline on, et seal on rohkem tõrva ja vähem vaeva. Nii et läheb see hunnik ja tuleb otsida paremat kraami ka. No siit tuleb vähe papi moodi asja rohkem. No see on selline hunnik, et ega rohkem korraga sinna konservipurki 2-liitrisesse ei mahu ka. Topime tihkelt täis ja läheb tõrva põletamiseks. Aga veel on vaja enne puhastada neid. Natuke on seda puidumähka ja värki küljes siin, ehk et võtame asjad küljest ära. Teeme puhtaks. Natuke kuivama ka võib-olla peaks jätma. Vaatab, see ilmad on ka see suvi nagu on, et hopsti, vaata, kes meil mäntsak tuli just siia, kus ma just olin. Seal oksa peal, ma ei tea, kes on näha. Näe, istub seal. Arvab, et me ei näe, kui ta on seljaga. Seal on mu ülejäänud kasetoht, mis ma just 5 minutit tagasi sinna panin, aga tüüp arvab, et sealt tulid mõned sipelgad välja kasetohu alt. Ja. Tõus terav pilt kohe nägi ära. No läks eemale. Vaat kui tore, julge tüdruk või poiss või mis ta on. Aga võtan kasetohu ära ja jätan ta siia sipelgatega. Ikka vahib seal oksa peal. Ilus. Tee alt ka. Ei teinud vastu häält. No vahva. No nii. Võtame ma kogumistopsiku siia auku. Teeme siia lõkke põhja väikse augu. Nii et siis ära mahub ilusti. Hea küll vist. Nii.
Paneme servad ilusti kinni. Seda jama siia sisse ei aja. Aga servani võiks panna ilusti kinni. Nii, ja kui nüüd teine ämmer koos kasetohuga peale läheb, siis matame veel selle serva täitsa kinni, et siia ei saaks sisse vale asi. No nii, topime selle ämbri siis tohtu täis. Viimase topsi tegin äkki isegi 2 aastat tagasi. Sellest siis jagus peaaegu 1,5 aastat erinevatel eesmärkidel, puugitõrjeks ja metalli väheke hõõrumiseks ja laavale sai ka pandud tõrvasalvi. Nii, siin on praegu selline mansaft, aga seda on vähe. Katsuks selle ikkagi võimalikult täis panna. Nii, matsime selle topsiku siia ilusti kinni. Õhk vahele loodetavasti ei saa. Ja selle topsi all on teine tops siis. Nii et läheb selle põletamiseks. Kuuselattide koorimisest jäi kuusekoort kõvasti üle ja läks see siia kütteks. Loodame, et liiga valus tulialgatuseks ei saa, selle kohta info mul puudub, aga ilmselt paljud asjad on nii, et nad ei taha alustuseks ei ole äkilist kuumust, vaid sellist parajat. Siin üleval on need samad latid, mille koort praegu siis põletame siin. Aga eks siia tuleb pilpaid juurde visata, et see nii ruttu ka ei lähe, see koor põleb ära ja meil on vaja natuke kauem seda praadida siin. Siin on näha, et see taldriku ääre alune, sealt tuleb ka leeki välja. See taldrik, mis sai kaaneks pandud, on siin kaadri keskel praegu. Aga ma loodan, et see ei ole seal sees põlemine, vaid need aurud, mis sealt tulevad. Eks näis tulemust näeme 1,5 tunni pärast. Et palju siis tuleb topsi põhja? 1 näpp, 2 näppu, 3 või 4 näppu seda tõrva. Või tuleb suisa üle ääre. Sest peal on 2-liitrine kantku kasetohtu täis ja all on siis 250 milliliitrine kantku. Et eks näis. On nüüd näha, kuidas kaane alt tuleb põlemine ja on tunda ka sellist hoopis teist põlemise lõhna, sellist natuke kütuse või õlipõlemislõhna. Aga no ma endiselt loodan, et need on lihtsalt need aurud, mis sealt kuumusega tulevad, kasetõrva terpetiini aurud ja need põlevad äkki. No nii, tõe hetk. Võtame selle asja lahti ja vaatame, mis siis välja tuli või ei tulnud midagi. Kas tilkus mööda, põles läbi või saime hakkama. Kas üldse kasetoht lõpuni põles? Seda saame ka näha. Hopsti! Kaane kaane pealt ära. Ja nüüd ettevaatlikult tahaks selle kätte saada. Hopsti, selline jäi jääk, kasetohus lakk. Ja kohe siis selgub, mitu näputäit õli siit tuli. Hopsti. No võt, selline kraam on näha. Ja noh, 1,5 näpu jagu. Siin ta on. Selline väike kogus.
kõige puhtam kraam vist ei tulnud. Aga ei tea, las ta jahtub maha ja siis hakkame näppima. Ja seekord oli siis selline, võib-olla veidi veel niiske kasetoht, vanadelt maha kukkunud kaskedelt võetud värk. Kuivatsin neid siin üks tunnik ja tuulutasin enne kui päikse käes, enne kui läksid põlemisse. Ja ütleme, et mul on tulnud ikka ka palju paksem seda kraam, täitsa siuke, et vaevu saab näpu sisse, kui ma õieti mäletan. Aga ta on selline, et mulle tundub, et see toht ikkagi oli natuke liiga vana, võib-olla oli ka liiga niiske. Ja tegelikult peaks sealt algul laskma selle esimese vee niisama välja määrimiseni. Nii, ja siin on meil siis tulemus. Väga kena portsjon. Piisavalt paks, jahtub veel, läheb veel paksemaks. Selline mõnus, ilus asi. Vot, siuke möks. Väike tilk purgikeses, aga suur meri puugi jaoks, puugi vastu. Tegime siis teise seeria veel. Järgmine päev vähe kvaliteetsemast, kuivemast ja mitte nii vanast kasetohust. Ja tulemus on kohe hoopis teine. Kogust rohkem, paksem ja lõhn on ka teissugune. Nii et on vahe sees küll, millest teed ja kuidas teed. Seda sai veidi aeglasemini põletatud ka, ei olnud nii äkiline tuli, et palju kauem läks aega. Vot siuke värk, nüüd on kõvasti kasetohu tökatit ja puugi vastu järgmise hooaja lõpuni kaitstud. Vot selline ilus mahe ja eestimaine. Osa sellest läheb koprarasvaga segamisele ja tuleb salvi moodi asi. Pean oma koprarasva üles leidma, kus ma selle peitsin kuskile purgi sisse. Ja siis teen mingi 20, 80 või 70, 30 segu. Ehk siis tökatit vähem ja muud kraami rohkem. Ja siin on siis eilne või see esimene ja teine. Kohe on näha, et see on palju paksem. Ma arvan, et see maha jahtub, siis ta on täitsa peaaegu tahke siin. Ja see on niuke paras kusi. Vot nii. Tõrv aetud ja see on siis vana hea varstirohi väga paljude asjade vastu. Vanasti öeldi, et kui tõrvast ja viinast pole abi, siis pole enam millegist abi. Nii et tehtud, hea meel, piisav kogus, katused ei määri, aga enda määrimiseks on küll ja veel. Teda läheb päris vähe. Nii et järgmisteni ja püsige lainel. Pange subscribe ja like on ka alati tore ja ärge unustage, see on siis minu preemia suure töö eest, et ma selle kõik viitsisin ka lindile võtta. Ja ma olen selle eest väga tänulik muidugi. Nii et torgake, aga vajutage kõiki nuppe, mida näete ümber YouTube'i ekraani ja juba näeme järgmises. Aitäh!